pea sassi, homo, siis vaata pärast järgi. Aga jah, kuhu ma jäin, see vend, saad aru, see oli kogu aeg nii vihane. See oligi reaalselt eluaeg olnud seal selles kuradi 3-meetrises ruumis on ju seal süüa teinud ja see oli reaalselt nii vihane kogu aeg, et suurte silmadega niimoodi lõksid sul ülevalt tulid alla, vaata, ta pidi kogu aeg kuskil nurka minema, et sa alla saad tulla. Siis kogu aeg oli püha viha täis on ju. Ja siis läksid sealt edasi, siis oli väike siuke söögilaud kohe, väiksest uksest läksid sisse niimoodi külg ees on ju. Siis tuli siuke väike söögilaud ja siis tulid nurkades, tulid nagu paadi nendes nurkades olid siis sahad, no nagu koikud on ju, aga need olid ka nii madalad, et mina seal õieti ümber keerata ei saanud. Selles esimeses laevas ja selle kapten oli siuke, kes ei vaatanud isegi ilma teadet, ta oli jumala pohhui oli, sõna otseses mõttes oli jumala pohhui. See oligi nagu konkreetselt pohhuistide laev, sellepärast, et vana sõitis iga kuradi pühapäev välja on ju ja see esiots, mõtle ise, kuidas see käis suurtes lainetes, see 19 meetrit pikk, noh, kaalus seal mingi 20 tonni või mis ta kaalus on ju. Ja tal oli põhjas oli mingi hunnik tsementi, mis hoidis teda siis nagu jonni punni, et ümber ei lähe või põhja ei lähe. Aga seal oli võimatu, seal oli mõnikord oli nii, et nädal aega süüa ei saanud. Seepärast, et sul ei ole võimalik süüa teha. See ainuke söök, mis sa saad, ma kujutan ette, köögis oled ka veel niimoodi. Kohvi jood niimoodi, et kogu aeg käid oma tassiga, et sa seal kuskil maha ei kuku. Aga see koiku oli väga hästi välja arvestatud, nii et kui sa läksid sinna sisse sellile niimoodi, lükkasid selle luugi kinni, siis sa olid täpselt nagu kirstus. Ümber sa õieti keerata ei saanud, aga noh, sul vaja ka ei olnud, sellepärast seda magamistunde oli nii vähe, et mul oli selles samas laevas oli põhjas, oli tursa hooajal, siis ma sain magada ööpäevas, mis ei olnud isegi ööpäev. See oli niimoodi, et kui sa võrgud sisse lasid, siis ta traali lihtsalt vaikselt sõitis jada otsa ja siis hakkasid üles võtma. See võttis aega niimoodi 2 tundi. See oli ainukene aeg, kus sa magada üldse said magada sellel ajal. Muidu oli kogu aeg töö ja töö ja töö. Ja ma ütlen sulle, inimese keha harjub ära lõpuks sellega, et sa 2 tundi ainult magada saad. Sest mina lõpuks, ma sain nagu väga hästi aru, kui sa magad 2 tundi, proovi ise järgi, magad 2 tundi, on ju, ja ärkad ülesse. Sa ei ole üldse nagu väsinud, sa ärkad väga, väga hästi ülesse. Kui sa magad juba 4 tundi või 5 tundi, vaata siis sa oled juba ära läinud kuidagi nagu sügavasse unne ja vaat siis sa tõused niimoodi ülesse seal, kui sa veel töötanud ka 10 päeva, niimoodi reaalselt tõusedki üles, et koikust ronid välja, sul on silmad jumala kinni. Sa ei saa mitte muffi ka aru, kus sa oled. Käed on ka veel, kui on veel lesta hooaeg ja sa oled mingi 10 000 lesta päevad välja võtnud ja ära puhastanud, siis sul käed on niimoodi, need enam ei liigu. Siis sa hakkad neid vastu seina, et need liikuma hakkaks sulle. Et see on jah päris julm selles. Aga see vend oli jah nii vihane, kogu aeg käis mööda laeva ringi, jube vihane oli. Et mul oli nagu selles suhtes nagu hästi nagu, et mina klaarisin võrke, siis mul ei olnud nagu suurt mitte muffigi, mina nagu nendega kokku ei puutunud seal, kes laua ääres olid. Mul oli see masin ja ma pidin võrke klaarima ja pakkima neid ilusti ära ja siis sisse laskma. See on tegelikult kõige kergem töö, aga noh, ta on laevas on ta, ütleme, üks kõige kergemaid tööd, sellepärast sa oled seal paunas sees ja nemad võtavad laua ääres kala välja ja siis lükkavad, see võrk läheb torusse ja see tuleb masinaga sulle ja siis sina hoiad lihtsalt masina vahel seda. See on kõige lihtsam töö ja sa ei pea sealt nagu välja ka tulema neile appi laua äärde, sellepärast et selle ajal siis, kui sa jõuad sinna, siis on juba see teema, et sa pead seda võrku eest ära võtma, sest muidu see jääb laua peale ja siis hakkab jube jura pihta, kui see laev, laeva esiots käib kogu aeg niimoodi. Nad on nii kuradi, aga nad on jube hästi välja raalinud selle, et need kuradi väiksed jurakad, need 19 tonnised või mis nad on, 19 meetrised ja need 19 tonnised minu arust või 20 tonni või mis nad on.
neil on seal mingi hunnik tsementi, ma ei tea, mitu tonni tsementi on põhjas, mis hoiab teda siis nagu, et ta, kui ta ümber läheb, siis ta tuleb nagu tagasi. Ja nad on jõle tormikindlad, jube tormikindlad. Ma ei imesta üldse, et nad vikingid olid, sellepärast ma olen nende künadega olnud sellises tormis ja orkaanis, et see on täiesti reaalselt, nii kui sa vaatad nende vikingi filme seal, naeravad ja seal kuskil tormis sõidavad niimoodi nagu mäest alla on ju, ja mäest üles. See kõik on reaalsus. Ma olen ise sõitnud sellega täpselt niimoodi, et sa sõidad kuradi nagu 100-kordsele majale ülesse, on ju, ja siis sõidad alla ja niimoodi sõidad sellega, sest ta on nii väike. Ta on nii väike, et ja ongi niimoodi, et see aitab, see kasvõi tukastus ja aitab, et nii ta on. Aga ma olen jah olnud sellega, see on reaalsus, see suurus ja kõik, vaata, kui on suurem laev, siis on ju see teema, et see suur laine hakkab talle 10-sse sõitma ja lõhkuma teda ja mida iganes. Aga kui on juba niisugune laine, nii suur laine, et see kuradi 19-meetrine lihtsalt sõidab üles alla niimoodi laine peal, siis ta ei tee mitte midagi, ta ei lõhu teda. 10-15 minutit kerget tukastust teeb ka väga värskeks ja jõuab näiteks 2 tundi autoga sõita edasi Taani poole. ja muidugi, miks ta ei jõua. Ega ma olen ise samamoodi tukastanud, et tegelikult see annab värskust. Mõnikord tuleb vaata niuke uniga seal Paunas, ma olen maganud jooma juures, seal kukud jälle kokku. Aga kui sa saad näiteks, kui ta sõidab, nüüd võtad selle jada ja ühe rea üles ära võrke ja ta sõidab mingi, ütleme 15 mintsa või 20 mintsa või pool tunnikest järgmise juurde, vaat siis on selline, et sa saad ilusti, magadki seal võrkude peal lihtsalt. Magad kas võrkude peal või siis oled lastis, siis magad jää peal või kala peal. Ega sinna koikusse sul, ütleme selle kalalaeva peal, ega sul magamisruumi nagu asja ei ole. Sest ega seal ei ole sul, ega nad ei lase, sa nagu ei saa magada. Sa magad siis, sa magad tavaliselt, kui sa sõidad sisse ja sõidad välja. Aga selle ajal, kui sa võrke võtad seal, see on, ütleme nii, et lagi, mis sul lastakse, see on 4,5 tundi, aga sa võid rahulikult 32-33 tundi töötada ja need söögipausid on täpselt sellised, et võib juhtuda, et üks läheb ainult sisse, viskab kummiriided kiiresti ära, joob kohvi, kapten paneb kohvi käima, joob kohvi, sööb haarab mingid võikud ja kohe välja tagasi hakkad otsast peale tööle. Et seal nagu see, ütleme, need lesta hooajad ja siuksed tursk on väga raske, ütleme, püüda seal turska vraki pealt. Meie püüdsime, ma ei tea, kuidas täna on, neil on teistmoodi seal täna, kui meie püüdsime, siis oli ikka jae puur hästi. Sest suvel läheb tursk nii kiiresti halvaks võrgus ja nii kui ta hakkab natuke lõhnama, nii on krabi kohal ja siis sul on niuke perse, et sa ei kujuta ette ka. See on siuke joomajoor hästi. Et nii ta on lihtsalt. Aga jah, turistide juurde veel tagasi tulles. Et keeruline on ja, ütleme näiteks see aasta septembris on, ma tahtsin, pidid tulema soomlased, üks tiim pidi sisse tulema. Ma tahtsin saada, ühed ütlesid ära, midagi juhtus, järgmine aasta võtavad. Siis ma proovisin ühte Soome tiimi sisse saada siia, et püüda, et saaks nagu lõhe püüda ise ka vaata. See oleks nagu jube hea aeg, aga ei saa lihtsalt. Inimesed tahab, praegu tuleb 2 gruppi, need on ära öelnud, nemad ei taha. Ma arvasin küll, et see viimane grupp, kes tuleb, nemad ütlesid, nemad ei taha. Võibolla ühe päeva lihtsalt proovida, võtta lõhepüük on raske. See on nagu kogu aeg pead mõtlema ja püüdma ja raske, ma saan aru ka, kui nad tulevad õlised ja kogu aeg on sumin sees, aga mina ei viitsinud ka lõhepüüda sumina. Ma ei viitsinud lihtsalt. Sest sa pead kogu aeg mõtlema ja toimetama ja ta on raske püük, ütleme.
see kuradi Laisamäe kalapüük või mingi muu on palju lihtsam ja see just meeldib ka inimestele, sest praegu see on see Laisamäe kalapüük. Te ei kujuta ette, miks inimesed tulevad lihtsalt, et teha siin seda Laisamäe kalapüük. Ja ega ma ei ütle midagi halba, sellepärast, et minu arust on ta ka väga vinge spordiala, et sa seal püüad juba